Iraani juhtkonna olukord pole sugugi parem. Meelehaitel ja peidus on nad maa alla läinud, värisedes hirmust. Just nii teevad rotid. Kui maailm keskendub rakettidele ja hävingule USA, Iisraeli, Iraani sõjas, toimub suletud uste taga midagi palju vaiksemat. Iraani valitsevad juhid, mullad, kes on aastakümneid võimul olnud, hakkavad paanikasse sattuma. Nad ei muretse ainult nähtava kahju pärast. Nad teavad, et midagi hullemat võib olla tulemas. Isegi kui sõda lõppeks täna, ei oleks nende elu enam kunagi endine. Miks? Noh, sest neil hakkab raha otsa saama. See ei ole liialdus. Iraani majandus on hädas ja vaimulikud kaotavad ainsa asja, mis nende võimu toimima paneb. Raha. Aastaid hoidis režiim kontrolli, kasutades rikkust ustavate järgijate premeerimiseks ja valitsuse töös hoidmiseks. See süsteem toimib ainult siis, kui raha voolab pidevalt, aga nüüd see laguneb ja kui raha kaob, kaotavad nende tiitlid ja hirmutamistaktikad oma mõju. Et mõista, miks see oluline on, peame vaatama tagasi aega enne sõda. Iraan ei alustanud 2026 aastat tugeva majandusega, mida konflikt äkitselt hävitas. Tõde on see, et riigil on juba aastaid raha nappinud ja sõda on selle nõrkuse lihtsalt iimsemaks teinud. Enne kui raketid hakkasid langema, seisis Iraan juba silmitsi ränkade sanktsioonidega, mis mõjutasid selle majandust tugevalt. Need sanktsioonid vähendasid Iraani naftaeksporti 2025 aastaks umbes 1,5 miljoni barrelini päevas, mis on vähem kui pool sellest, mida riik tootis enne 2018. aastat. See tähendas palju väiksemaid tulusid. Samal ajal olid suured tööstusharud raskustes. Välisinvestorid hoidusid eemale. Ja Iraani raha, riaal, kaotas väärtust. 2025 aasta lõpuks oli riaal langenud peaaegu 95% võrreldes vaid mõne aasta taguse ajaga. See polnud lihtsalt number. See mõjutas igapäevaelu, hävitas majanduse ja lõhkus usalduse. Loomulikult, kui inimesed kaotavad usalduse oma raha vastu, hakkab majandus kõikuma. Kui usaldus langes, tõusid hinnad. Inflatsioon tõusis. 2025 aasta keskpaigaks 50% ja läks aina hullemaks, jõudes sel aastal 68%-ni. Paljude iraanlaste jaoks oli kriis juba ammu enne esimeste rakettide lendamist päris reaalne. Seda tunti toiduainete kallinemises, palgaväärtuse vähenemises ja vaikses hirmus, et elu läheb ainult raskemaks. See ongi see, mis teeb sõja nii laastavaks. See ei põhjustanud kokkuvarisemist. See surus juba niigi laguneva süsteemi üle selle piiride. Surve oli aastaid kasvanud. Sanktsioonid lõikasid Iraani ära suuremast osast maailma finantssüsteemist, mis tõi kaasa vähem investeeringuid ja vähem võimalusi. Valitsus lootis kiiretele lahendustele probleemide puhul, mis vajasid hoolikat juhtimist. Korruptsioon ammendas ressursse, mis oleksid võinud riiki stabiliseerida. Riigi ettevõtted neelasid raha, andmata suurt midagi vastu. Ja kogu selle aja jooksul õõnestas inflatsioon iga palga ja iga säästukonto väärtust. Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani sõja alguseks polnud majandus mitte ainult nõrk, vaid oli juba viimase piiri peal, peaaegu ilma igasuguse võimeta vapustustega toime tulla. Ja sõda on vapustus iga päev. Siis lahingud intensiivistusid ja kõik kiirenes. Rünnakute ulatus, lahingute tempo ja surve infrastruktuurile sundis Iraani raha kulutama kiiremini, kui ta suutis seda tagasi teenida. See polnud lihtsalt lühike konfliktipuhang, mille riik saaks lihtsalt üle elada. See on olnud pidev surve. Iga vastus on maksnud raha. Iga rünnak on kahjustanud midagi väärtuslikku. Iga liitlastele antud lubadus on loonud suurema arve, mida režiim pole veel tasunud. Selle tõttu muutusid prioriteedid üleöö. Majandusest on saanud sõjakassa, aga ka haav, mis on järjest süvenenud. Miljardeid on suunatud rakettidele, droonidele ja piirkonna liitlasrühmituste toetamiseks. Samal ajal on sanktsioonid veelgi karmistunud, muutes raha teenimise või selle üle piiride liigutamise veelgi raskemaks. Iraan on sisuliselt jäänud Iraagi ja väljapääsmatu olukorra vahele. Kulutused on hüppeliselt kasvanud, samas kui tulud on jäänud piiratuiks. Kui vaadata Iraani välisvaluuta reserve, on näha, kui vähe tal enam manööverdamisruumi on jäänud. 10 aastat tagasi oli riigil üle 120 miljardi dollari reserve. Viimastel kuudel on see number langenud umbes 20-30 miljardi dollarini. See ei ole tavaline langus. See on finantsvõimu kokkuvarisemine. Ilma reservideta on valitsusel väga vähe võimalusi kaitsta valuutat, rahustada turge või vähendada inflatsiooni mõju. Isegi ainus asi, mis oleks pidanud aitama, kõrgemad naftahinnad, on tulnud piirangutega. Need kõrgemad ülemaailmsed naftahinnad, mida me praegu näeme, on olulised ainult siis, kui sa suudad naftat usaldusväärselt eksportida ja selle eest tasu saada. Kuid USA pingutuste tõttu on Iraani eksporditeed häiritud. Kaubandus on muutunud raskemaks ja sanktsioonid takistavad endiselt tavapäraseid rahavoogusid. Nii et isegi siis, kui hinnad on soodsad, ei saa režiim sellest täielikult kasu ning mullad ei saa oma taskuid täita. Tulu, mis kunagi hoidis süsteemi elus, on nüüd juhuslik, piiratud ja pideva surve all.
sõda Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega ei ole ainult sõjaline väljakutse, see on igapäevane majanduslik koormus. Raha voolab pidevalt välja, kuid tagasi tuleb väga vähe. Riik pingutab, et sammu pidada konfliktiga, mis nõuab iga nädal üha rohkem. Ja olukorda teeb hullemaks see, et alus, millele kõik toetub, oli juba enne sõja algust pragunemas. Sellepärast on kahju nii nähtav. Poeriiulid pole enam nii kindlalt täidetud. Import võtab kauem aega. Töötajad ootavad palka, mis tuleb hilinemisega või mõnikord ei tulegi. Hinnad tõusevad kiiremini, kui pered suudavad kohaneda. Võlad kasvavad, kui valitsus püüab kõike koos hoida vähemate vahendite ja väiksema rahaga. Ja mullahid, nad paanitsevad, kui see kõik areneb ja nende rikkus haihtub. Vaatame üht selgeimat hoiatavat märki, et Iraani majandus on põhjas. Pangad. Iraani pangandussüsteem on tõsistes raskustes. Pangad peaksid raha liigutama. Nad annavad laene, toetavad ettevõtteid ja annavad esmase kindlustunde, et majandus ikka veel toimib. Üsna lihtne, eks? Sellest saadki aru, et kui pangad hakkavad läbi kukkuma, on käes tõeline kriis. See murdepunkt sai selgeks 2025 aasta lõpus, kui pank Allende, üks Iraani suuremaid erasektori laenuandjaid, suleti. Selle hoiused ja võlad, väärtusega umbes 2,5 kvadriljonit riaali ehk ligikaudu $5 miljardit, ei kadunud kuhugi. Niid kanti üle bankmeleele, suurimasse riigipanka. Pealtnäha näis see päästmisena. Tegelikkuses oli see hoopis hoiatussignaal. Probleemi ei lahendatud, see lihtsalt nihkus. Ühele hääbuvale asutusele keskendunud surve viidi lihtsalt üle teisele süsteemi tugisambale. Allende kokkuvarisemise põhjus näitas, kui mäda on finantssektorist saanud. See pank oli kurikuulus siseringi laenude ja korruptsiooni poolest, suunates raha poliitiliselt seotud projektidesse, mis kunagi tagasi ei maksnud. See suunas miljardeid prestiižikatesse ettevõtmistesse, nagu Teheranis asuv Iran Mall, maailma suurim kaubanduskeskus, millest sai liialduste monument, mitte jätkusuutliku tuluallikas. Samal ajal meelitas Allende hoiuseid, pakkudes ametlikest piiridest kõrgemaid intressimäärasid, luues nõiaringi, kus uut raha kasutati vanade kohustuste katteks. 2025 aasta lõpuks olid panga kohustused paisunud 2,5 kvadriljoni riaalini, muutes selle üheks suurimaks finantskrahiks Iraani ajaloos. Kui pank läbi kukkus, ei jäänud riigil muud üle, kui kahjud enda kanda võtta. Aga see lahendus õõnestas ainult bankmeleed. Süsteemi stabiliseerimise asemel koondas režiim riski oma suurimasse panka, muutes kogu finantsstruktuuri veelgi hapramaks. Allende kaotuste katmine nõudis raha juurdetrükkimist, mis süvendas juba üle 45% ulatunud inflatsiooni. Riaal jätkas kokkuvarisemist, töötus kasvas ja vaesus süvenes. See polnud lihtsalt panganduse läbikukkumine. See oli laiemat majanduslikku kokkuvarisemist näitav sümptom. Kohustuste ümberjagamisega, mitte reformimisega, näitasid mullad selgelt oma prioriteete. Eliidi varanduse kaitsmine, isegi kui see viib kogu süsteemi kokkuvarisemisele lähemale. Allende kriis oli hoiatus, et Iraani finantsalused lagunevad, ja Allende polnud isegi ainus nõrk koht. Mitmed teised pangad on juba tõsise surve all, sealhulgas SEPA, Milat, Dei ja Iram Zamin. SEPA on eriti oluline oma tihedate sidemete tõttu revolutsioonilise kaardiväega. See pole lihtsalt järjekordne pank. See on seotud sõjaliste projektide ja riiklike operatsioonidega. Kui selline pank omistab, ei piirdu kahju ainult finantssektoriga. See levib ka režiimi julgeolekustruktuuridesse. Miks on need pangad siis nii nõrgad? Vastus on lihtne. Aastaid on neid koormatud halbade laenudega. Raha anti riigiettevõtetele, poliitiliselt seotud projektidele ja siseringi inimestele, kelle äri sageli tegeliku kasumit ei toonud. Paberil näivad need laenud varadena. Tegelikkuses ei makstud paljusid neist kunagi tagasi. Kadžusid varjatakse raamatupidamislike trikkide ja vaikse riikliku toetusega, luues mulje heast seisust. Kui see kõik kõrvale jätta, on tõde kole. Pangad on juba pikka aega raskustes olnud, kuna mullad ja vaimulikud toituvad neist nagu parasiidid. See nõrkus kandub otse kogu majandusse. Kui pangad kaotavad jõudu, lõpetavad nad majanduskasvu toetamise. Laenu andmine kuivab kokku. Ettevõtted, kes vajavad krediiti kaupade importimiseks, töötajate maksmiseks või lihtsalt ellujäämiseks, hakkavad raskustesse sattuma. Tuutmine aeglustub, pakkumine väheneb ja hinnad tõusevad veelgi. Töökohad hakkavad kaduma. See, mis algab pangandussektoris, levib edasi kõikjale mujale. Tavainimeste jaoks on mõju kohene. Säästud kaotavad kiiresti väärtust. Mõnel juhul muutub ligipääs nendele säästudele ebakindlaks. Ilmnevad väljamaksete hilinemised, usaldus hakkab kaduma. Kui inimesed enam ei usu, et nende raha on pangas turvaline, viivad nad selle mujale, kui saavad. Mõned jahivad dollareid, teised ostavad kulda ja osa pöördub mitteametlike turgude poole. Iga valik on inimese jaoks mõistlik, kuid nõrgestab süsteemi veelgi. Kui sa ikka veel vaatad seda majanduskatastroofi lahti rullumas ja tahad veel selliseid analüüse enne kui Riaal kuule jõuab, siis vajuta like'i, telli kanal ja lülita teavitused sisse.
Sest kui sularaha lõpuks otsa saab, tahad sa kindlasti olla siin, et näha lisaetteastet. Lähme edasi. Huvitaval kombel toimub see kõik praegu samal ajal, kui valitsus jätkab raha pumpamist sõtta. See teebki selle olukorra nii ohtlikuks. Iga reaal, mis suunatakse rakettide, droonide ja piirkondlike operatsioonide toetamiseks, võiks hoopis toetada kohalikke ettevõtteid või leevendada survet majapidamistele. Režiim kulutab ellujäämiseks välismaal, samal ajal kui kodumaine süsteem muutub üha nõrgemaks. Ilma selle rahavooluta kaotab valitsus ühe oma tähtsamatest võimu säilitamise vahenditest. Reaal peegeldab kontrolli kaotust kõige ilmekamalt. See on langenud nii palju, et on maailma nõrgim valuuta. Mis on tulemus? Katkine valuuta käivitab ahelreaktsiooni. Importkaubad muutuvad üleöö kallimaks, sest kõik, mis on hinnastatud dollarites, maksab äkitselt palju rohkem reaalides. Ettevõtted ei suuda planeerida, sest nad ei tea, millised on kulud järgmisel kuul. Mõned lõpetavad importimise täielikult, teised tõstavad hindu lihtsalt ellujäämiseks. See ajab inflatsiooni veelgi kõrgemaks. Valitsus tunneb seda survet samuti. Parematel aegadel sai ta kasutada subsiidiume ja avalikke kulutusi, et leevendada rahulolematust ja säilitada toetust. Aga kui valuuta kukub nii kiiresti, kaotavad need vahendid oma mõju. Raha väljamaksmine tähendab vähem, kui raha eest saab iga nädal vähem kaupa. Hindade kontrollimine, tööstuste toetamine ja avaliku rahulolematuse suuremaks paisumise takistamine muutub järjest raskemaks. See langus ei toimunud üleöö. Reaal on juba aastaid nõrgenenud. Kuid pärast aastat 2020 kiirenes langus järsult. Sellest ajast alates on reaal kaotanud peaaegu kogu oma väärtuse dollari suhtes, mis on viinud paljude majanduslike probleemideni, millest me siin rääkinud oleme. See kokkuvarisemine ei puuduta ainult vahetuskursse või finantsuudiseid. See tähendab majandusliku kontrolli kaotamist. Riigil on vaja toimivat valuutat, et kaubelda, maksta palku, importida olulisi kaupu ja hoida turud töös. Kui see alus laguneb, muutub kõik sellel põhinev ebastabiilseks. Ja just see toimubki praegu. Pangad on nõrgad, valuuta väärtus langeb, inflatsioon kasvab. Ettevõtted vaevlevad, majapidamised on surve all. Valitsus kulutab sõjale, samal ajal kaotades rahalised vahendid, mida varem kasutas rahutuste ohjamiseks. Iga probleem toidab järgmist. Just sellepärast on see Iraani valitsevale eliidile nii oluline. Nende võim pole kunagi tuginenud ainult ideoloogiale. See on sõltunud ka nende võimest kulutada, lojaalseid järgijaid premeerida, rahastada repressioone, toetada liitlasi ja rahaga rahutusi vaigistada, kui jõust üksi ei piisa. Aga kui raha hakkab otsa saama, nõrgeneb ka see mõjuvõim. Mullad rajasid oma võimu rahale, et osta lojaalsust ja külvata hirmu. Nüüd see raha kaob. IRGC usaldusväärsus hakkab murenema ja kogu struktuur kõigub. Olukorda teeb hullemaks see, kuhu vähene olemasolev raha läheb. Selle asemel, et kasutada raha olukorra stabiliseerimiseks kodumaal, saadetakse suur osa sellest välja, et toetada Teherani võrgustikku kogu Lähis-Idas. See ei ole juhuslik, vaid teadlik strateegia, mis on kujundatud kõige kõrgemal tasemel. Mullad suruvad selle kurutamise peale, sest nende arvates hoiab see neid võimul. Sellised rühmitused nagu Hezbollah, Hamas, Houthid ning relvarühmitused Iraagis ja Süürias ei ole lihtsalt liitlased. Nad on režiimi mõjuvõimu käepikendused. Nad annavad Iraanile võimu väljaspool oma piire ning seda mõju saab kasutada hoovana. See aitab läbirääkimistel, avaldab survet rivaalidele ja võimaldab juhtkonnal näidata jõudu isegi siis, kui kodumaine majandus on raskustes. Kui vaadata numbreid, hakkab selguma, kui tõsine see pühendumus on. Ainult Hezbollah saab igal aastal ligi $700 miljonit. Hamas saab umbes $100 miljonit Süürias. Kulutati miljardeid, et hoida Bashar al-Assad võimul sõjalise abi, naftasaadetiste ja pikaajaliste krediidiliinide kaudu. See ebaõnnestus, kuid raha kulutati ikkagi. Huutid saavad $100 miljoneid, et toetada oma raketi- ja drooniprogramme, samal ajal kui Iraagi relvarühmitused saavad jätkuvalt rahastust ja varustust. Kokku on Iraan kulutanud alates 2012 aastast sellele võrgustikule tublisti üle $16 miljardi. Juhtkonna vaatenurgast toimib see kulutamine nagu kindlustus. See hoiab Iraani piirkonnas olulise tegijana ja aitab režiimil end väliste ohtude eest kaitsta. Ilma nende rühmitusteta väheneks Iraani mõju ning koos sellega ka mullahide võime kodus võimu säilitada. Nii et isegi kui majandus nõrgeneb, jätkub see rahastamine, sest võim on mullahide jaoks olulisem kui inimeste kannatused. Ja just siin muutub selle valiku hind võimatuks eirata. Iga välismaale saadetud dollar on dollar, mida ei kulutata Iraanis. See sama raha võiks minna reaali stabiliseerimiseks, hapras seisus pankade toetamiseks või põhiteenuste parandamiseks. Selle asemel lahkub see raha riigist ajal, mil süsteem on juba niigi surve all. Kui praegune sõda intensiivistub, ei aeglustu raha väljavool. See hoopis kasvab. Rohkem droone, rohkem rakette, rohkem logistikat ja rohkem toetust, et hoida neid rühmitusi aktiivsena. Samal ajal hakkavad Iraani sisemised projektid toppama. Teed lagunevad, elektrivõrgud vaevlevad, et nõudlusega sammu pidada. Veetaristu jääb nõudlusele alla. Heiglad seisavad silmitsi puudustega ja õpetajad peavad toime tulema hilinenud või maksmata palkadega. Kontrast muutub selgeks.
ressursid suunatakse konfliktidesse, samal ajal kui igapäevaelu kodus muutub üha raskemaks. Aja jooksul muutub see millekski sügavamaks. Paljud iraanlased näevad, et nende elutingimused halvenevad, samal ajal kui suuri summasid kulutatakse kaugel väljaspool nende enda piire. See lõhe tekitab pettumust ja toidab rahutusi. Viha on kasvanud juba aastaid. 2022 aastal vahi all tapetud Mahsa Amini tapmine sütitas naine, elu, vabadus ülestõusu. Naised põletasid tänavatel oma hijaabe. Noored skandeerisid režiimi vastu. Julmad mahasurumised tapsid sadu inimesi, kuid trotsi ei suudetud täielikult vaigistada. See tuli hõõgus edasi kuni 2025 aastani ning lõi taas lõkkele eelmisel aastal, kui valuuta kukkus ja inflatsioon järsult tõusis. Protestid leiva hinna üle ühinesid vanade rahulolematustega. Basaarid ja ülikoolilinnakut puhkesid taas mässama. Noored, kes võiksid riiti üles ehitada, hääletavad juba jalgadega. Rohkem kui 120 000 Iraani tudengit õpib nüüd välismaal. See arv on viimase 4 aastaga kahekordistunud. Ka arstid, insenerid ja tehnoloogiatöötajad lahkuvad rekordarvudes. Üle 4 miljoni iraanlase elab nüüd väljaspool riiki. Uuringud näitavad, et 60 ülikoolilõpetajast unistab nendega liitumisest. Pered on lahku rebitud, oskused kaovad ning järgmine põlvkond, kes peaks alustama ettevõtteid või juhtima haiglaid, ehitab endale uut elu Euroopas, Kanadas või Pärsia lahe riikides. Režiim ei kaota mitte ainult raha, vaid ka oma tuleviku. Kui sõda lõpuks lõpeb, jääb kodumaale vähem säravaid noori, kes aitaksid majandust välja tõmmata sellest august, mille mullad on kaevanud. Aga Iraani valitsejad ei ole pimedad selle suhtes, mis toimub. Nad näevad, kuidas majandus laguneb, kuid nende reaktsioonid näitavad nende prioriteete. Iga lahendus, mida nad pakuvad, lähtub rohkem vajadusest kaitsta oma rikkust, kui vajadusest süsteemi parandada. Sellepärast on nende esimene instinkt raha juurde trükkida. Kui puudujäägid kasvavad, loodavad nad keskpangale, et see kataks lüngad. 2021 aastal kasvas Iraani rahapakkumine enam kui 40%. Ja 2023 üdendaks aastaks oli inflatsioon täiesti kontrolli alt väljas. Raha trükkimine tagab lühikeseks ajaks, et lojaalsetele makstakse palka, kuid hävitab ostujõu. Iga palgapäevaga saab vähem osta. Säästud kaovad ja tavalised leibkonnad on kasvavate kulude all löödud. Kui sellest enam ei piisa, pöördutakse eelarve poole. Selle asemel, et kärpida raiskamist või võidelda korruptsiooniga, suunatakse vahendeid ümber, et kaitsta võrgustikke, mis hoiavad režiimi võimul. 2022 aastal langes tervishoiukulutuste osakaal alla 5% riigieelarvest, samal ajal kui sõjalised ja julgeolekuga seotud eraldised jäid puutumata. Toetused, mis olid seotud lojaalsetega, säilitati, samal ajal kui haiglad, koolid ja infrastruktuur lükati järjest tahapoole. IRGC ettevõtted ja Setedi impeerium jäid kaitstuks, samal ajal kui avalikud teenused halvenesid. Nende lühiajaliste lahenduste taga on struktuursed takistused. Nafta moodustas kunagi 80% valitsuse tuludest, kuid sanktsioonid vähendasid eksporti märkimisväärselt. Eraldatus maailmaturgudest takistab juurdepääsu välisinvesteeringutele. Ja isegi kui lepingud allkirjastatakse, neelavad riigiettevõtete ebatõhusused suure osa kasust. Korruptsioon viib igal aastal miljardeid, kusjuures järelevalveorganid hindavad, et kuni 30% avalikest lepingutest läheb korruptsiooni nahka. Reformi piirab poliitika ise. Igasugune muudatus, mis ohustab vaimulike kontrolli, ei ole lihtsalt lubatud. Erastamispüüdlused takerduvad, pangandusreformid ei lähe kunagi piisavalt kaugele ja korruptsioon jääb puutumata. See viib karmile tõele. Tagasiteed ei ole kiiret ega lihtsat. Süsteem on üles ehitatud nii, et majanduslik heaolu on otseselt seotud poliitilise kontrolliga. Ühe parandamine tähendab teise nõrgestamist. Kuni see kompromiss püsib, jääb tõeline taastumine kättesaamatuks. See toob kõik tagasi küsimuseni, mis juhtub siis, kui sõda lõpeb. Rahu ei taasta süsteemi. Kui üldse, siis paljastab selle. Ülesehitustöö nõuab ressursse, mida Iraanil enam pole. Välisvaluutareservid on vähenenud, pangad on ebastabiilsed ja sanktsioonid ei kao üleöö. Naftatulud on ebakindlad. Riaal on kokku kukkunud ja investorite usaldus on peaaegu olematu. Nii et sõja lõpp toob leevenduse asemel hoopis uue surve. Taastamisvajadus põrkub otse kokku nende samade piirangutega, mis algselt kokkuvarisemise põhjustasid. Valitsusel toodetakse teenuste taastamist, majanduse stabiliseerimist ja infrastruktuuri ülesehitamist, kuid tal puuduvad selleks nii raha, usaldusväärsus kui ka paindlikkus. Nii et leevenduse asemel tekitab sõja lõpp uut survet. Taastamisvajadus põrkub otse kokku nendes samade piirangutega, mis algselt kokkuvarisemise põhjustasid. Valitsuselt oodatakse teenuste taastamist, majanduse stabiliseerimist ja infrastruktuuri ülesehitamist, kuid tal puuduvad selleks nii raha, usaldusväärsus kui ka paindlikkus. On selge, mis on kaalul. Sõja lõpp ei too kaasa naasmist normaalsuse juurde. See toob kaasa sügavama sisemise proovikivi. Vaimulikud seisavad silmitsi rahvaga, kes on juba aastaid talunud majanduslikku survet ja poliitilist allasurumist ning nüüd näevad nad režiimi, mis on nii nõrgenenud kui ka pankrotis.
paberil võib süsteem endiselt eksisteerida, kuid ilma rahata on selle võimu palju raskem säilitada. Raha on alati olnud kontrolli selgroog. See ostab lojaalsust, rahastab julgeolekujõude ja pehmendab rahutusi. Kui see raha kaob, nõrgenevad need vahendid üheaegselt ning režiimi haare hakkab tõeliselt lõdvenema. See kokkuvarisemine ei piirdu Iraani piiridega. Viimastel aastatel on uurimised paljastanud selliste tegelaste nagu Mujtaba Khamenei varjatud varandused, tuues päevavalgele luksuslikud kinnisvarad Londonis, Dubais ja Euroopas, mille väärtus ulatub miljarditesse. Need varad loodi varifirmade ja vahendajate kaudu, variimpeerium, mis on loodud vaimulike rikkuse kaitsmiseks sanktsioonide eest. Aga see kaitse hakkab murenema. Lääneriigid on hakanud kontosid külmutama, vahendajaid sanktsioneerima ja Khamenei perekonnaga seotud kinnisvara sihikule võtma. 2 asja paistavad eriti silma. Esiteks kaotavad vaimunikud välise kaitsekihi, mis neid varem kaitses. Miljardid välismaised turud on külmutatud. Iraani võrgustikega seotud krüptorahakotid on blokeeritud ning Mujtaba impeerium on nüüd uurimise all. Teiseks, ilma ligipääsuta nendele välisvaradele on režiim sunnitud täielikult toetuma tühjaks jäänud siseriiklikule majandusele. Raha trükkimine, pankade kohustuste ümberpaigutamine ja toetuste vähendamine võivad küll aega võita, kuid need ei taasta usaldusväärsust ega tugevust. Kui sõda lõpeb, osutub see 2-kordne kaotus otsustavaks. Mullad seisavad silmitsi rahvaga, kes nõuab ülesehitamist, samal ajal kui nende välismaal asuv varandus on külmutatud ja nende sisemine süsteem variseb kokku. Lahinguväli võib olla vaikne, kuid rahaline arveõiendamine kostab veelgi valjemalt. Ja see arveõiendamine ei võta neilt ainult varandust, see võib võtta neilt ka võimu. Mis siis juhtub, kui sõda lõpeb ja eliitidel on raha otsas? Kas nad lihtsalt lähevad üle tsiviilellu ja elavad kuskil Teheranis ilusates korterites? Kui mulladel saab raha otsa, hakkab midagi sügavamat muutuma. Hirm, mis on inimesi aastaid vaikima sundinud, hakkab nõrgenema. Aastaid pole see hirm eksisteerinud iseenesest, seda on jõuga peale surutud. Režiim on tuginenud revolutsioonikaardiväele, et maha suruda vastupanu, saates relvastatud üksused tänavatele meeleavaldajate pihta tulistama, tuhandeid vangistama ja terveid kogukondi hirmutama. See süsteem püsis tugevana, sest revolutsioonikaardivägi oli lojaalne, hästi rahastatud ja kardetud. Kuid see tasakaal toimib ainult seni, kuni raha jätkub. Kui revolutsioonikaardivägi nõrgeneb välise surve all ja Artesh hakkab võtma kesksemat rolli, kaotavad vaimulikud oma kõige usaldusväärsema kontrollivahendi. Kui see juhtub, hakkab süsteem lagunema. Ilma rahata ei suuda nad lojaalsust säilitada. Ilma lojaalsuseta ei saa nad hirmu peale suruda. Ja ilma hirmuta hakkab kilp, mis neid kaitses, kaduma. See on hetk, mil inimesed hakkavad nägema võimalust. Kui see võimalus avaneb, ei oota ees rahulik ega kannatlik rahvas. Viha on aastaid kogunenud ega ole kadunud. Perekonnad, kes kaotasid protestide ajal lähedasi, kannavad seda mälestust endiselt. Töölised, kes nägid oma palkade kokkuvarisemist ja tudengid, kes seisid silmitsi kuulide, mitte dialoogiga, pole unustanud oma kogemusi. See pettumus on alla surutud, mitte lahendatud. Kui režiim ei suuda enam maksta toetusi, rahastada relvarühmitusi ega stabiliseerida valuutat, pole sellel pingel enam kuhugi minna. Ajalugu näitab, kui kiiresti võivad sellised hetked pöörduda. Rumeenias 1989 aastal näis Ceausescu režiim stabiilne, kuni armee keeldus tsiviilisikute pihta tulistamast ja see kukkus peaaegu üleöö kokku. Liibüas 2021 aastal lagunes Gaddafi kontroll, kui tema finants- ja sõjavõrgustikud purunesid. Mõlemal juhul ei toimunud muutus aeglaselt. See juhtus siis, kui kontrolli taganud süsteem lakkas töötamast. Iraan võib seista silmitsi sarnase murdepunktiga. Kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi, IRGC, on nõrgenenud, astub ette Artesh ja vaimulikel saab raha otsa, hakkab kogu süsteemi koos hoidnud struktuur lagunema. Raha, relvarühmitused ja hirm on olnud režiimi tugisambad. Kui need sambad üheaegselt nõrgenevad, kaotab süsteem oma püsimisvõime. Kui see juhtub, ei hoia aastaid survet talunud elanikkonda enam miski tagasi. Selles etapis ei ole asi enam ainult ellujäämises. See muutub arvede klaarimiseks. Inimesed ei liigu ainult meeleheite tõttu. Nad liiguvad, sest usuvad, et lõpuks on kätte jõudnud hetk kontroll tagasi võtta. Kui see usk levib elanikkonnas, kes on aastaid oodanud, võivad muutused tulla kiiremini, kui keegi oskab arvata. Lõppkokkuvõttes, kui sa vaatad seda kõike tervikuna, ei ole sõja lõpp finišijoon. See on sügavama proovilepaneku algus. Ellujäämine ei sõltu välistest võitudest, vaid sellest, kas süsteem suudab vastu pidada sisemisele kokkuvarisemisele. Mullahid võivad seista silmitsi uue Iraaniga, kus neil ei ole enam kohta. Aastakümneid kasvas nende jõukus, samal ajal kui rahvas kannatas. Nad trükkisid raha, et kaitsta oma rikkust, tühjendasid eelarveid, et kaitsta oma võrgustikke ja ohverdasid haiglad, koolid ning taristu, et hoida võimu enda käes. Aga kui sõda vaibub, jääb rahaline reaalsus alles. Need samad taskud, mis täitusid, kui riik kannatas, on nüüd tühjad.
ja need samad inimesed, kes talusid rõhumist, jälgivad nüüd, kuidas riik hakkab ilma nendeta uuesti üles ehitama. See ongi murdepunkt. Lahinguväli võib olla vaikne, kuid arvede klaarimine tuleb seestpoolt. Vaimulikud seisavad silmitsi rahvaga, kes on kandnud nende korruptsiooni ja jõhkruse koormat, nähes neid nüüd vaesena, paljastatuna ja jõuetuna. Jõuetuna. Sel hetkel ei tähenda sõja lõpp nende ellujäämist. See tähistab nende allakäigu algust. Ja see ongi põhipoint. Lahinguväli võib küll vaikseks jääda, aga tõeline etendus alles algab Iraanis. Kui tahad olla esireas kõige selle juures, mis edasi saab, veelgi rohkem rahakrahhe, tõelisi Ameerika mägesid ja päeva, mil raha lõplikult otsa saab, siis pane like, kui oled arvete klaarimise poolt, telli kanal, et midagi maha ei magaks ja vajuta kellukest. Sest kui taskud tühjaks saavad, on popcorn minu poolt.